Podcast Rööprähklejad. Tänase saate külaline on meil artist, kelle kohta lihtsalt muusika öelda oleks umbes sama, mis nimetada tormituult kergelt ühetavaks priisiks. Ta on hariduselt tantsija, koreograaf, astunud üles ka näitlejana ja kogu oma olemuselt üks eksperimentaalne nähtus. Tere tulemast saatesse, Elina Masing alias Valge tüdruk. Tere. Kuidas sul läheb? Väga hästi. Mis sul hästi läheb? Ma tulin just Portugalist tagasi. Elasin seal 7 kuud ja nüüd olen tagasi Eestis. Mul on hea meel siin olla, teha tööd, joosta ringi. Elu ei õpeta, elu ei lähe paremaks, ei lähe lihtsamaks. Mida sa kõige rohkem ootasid koju tulles? No tegelikult, kui nüüd tõsiselt rääkida, siis ma ootasin seda, et ma oleks muutunud inimene. Enne Portugali minemist ma olin mega stressis ja väsinud ja põlesin läbi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kui ma tulen tagasi Eestisse, siis ma tahan võtta chillilt. Ja ma täiega proovin, aga see on väga raske. Kas vanad mustrid tahavad tagasi tulla? No ja lihtsalt nii palju asju on ja tahaks kõike jõuda ja lihtne on langeda sellesse, et ma lähen ühest asjast järgmise asja juurde ja kuidagi ei ole seda harjumust võtta pikemat pausi ja lihtsalt olla. Et nüüd ma täiega proovin teha seda, aga ma juba tunnen ja kuidas läheb samasse auku. Aga mis sa seal Portugalis tegid üldse? Mis sind ajandas sinna minema? Ma unistasin juba mitu aastat sellest, et kolida välismaale. Ja siis tekkis võimalus, poissõber samastus, tal oli sama unistus. Ja siis me koos otsustasime kolida kuskile, kus on soe. Suht suvalt läksime sinna. Mitte midagi ei teadnud, mitte kedagi ei teadnud. Polnud kumbki kordagi käinud seal. Ja siis lihtsalt läksime vaatama, et mis seal on nagu avastama ja uurima, et mis teistsugune elu on samal ajal võimalik, kui me siin Eestis elame. Ja mis vastuseid said? Mis on teistmoodi seal? No see on väga suur vastus. Ma võin pikalt rääkida sellest, aga lühidalt öeldes no jah, seal on lihtsalt teine mentaliteet. Et inimesed ei ela selleks, et töötada, vaid inimesed elavad selleks, et nautida rohkem. Noh, kindlasti seal on erinevaid inimesi ja bla bla bla, kindlasti me olime ka väga privilegeeritud inimesed, kes läksid sinna niimoodi, et mingi võtame mingi korteri ja hängime. Ja noh, tegime samal ajal tööd, aga ikkagi et see on väga erinev, aga kuidagi üleüldiselt lihtsalt see kasvõi juba see et võtta päeval keset tööpäeva mingi puhkepaus, et see on normaalne. Kas või see, et sa ei saa vaadata metroo aegu, sükest asja ei eksisteeri, sa lähed alla sinna metroosse ja siis sa saad teada, mitme minuti pärast tuleb see rong. Ja siis nagu mingid siuksed väiksed asjad, kus sa lihtsalt lepid sellega, et jah, ma ootangi ja ma lihtsalt olen. Jah, mul tegelikult ei ole kiiret, mingid siuksed väiksed asjad, mis lõpuks õpetasid väga palju meile seda chillimist või rahulikult võtmist. Aga kui kiirelt sa kohanesid sellega, no kas või näiteks metrooneid, et meil Eestis on ju kõik selles mõttes super mugav, et telefon näitab sulle nagu lineaarselt juba ära, et mitu minutit pead ootama ja millal tuleb, on ja? Eestlased ikka jäävad hiljaks igal pool. Ja no ma tahtsin seda, ma tundsingi, et ma kolin selleks, et põgeneda selle eest, et ma kogu aeg elan räigelt kella järgi. Ja suht kiiresti meil läksime juuksurisse suht alguses ja siis see juuksur oli nagu inimesed kas armastavad seda stiili, seda elustiili, mis siin valitseb või nad vihkavad seda. Ja siis me olime kohe nagu okei, me peame armastama seda, me tahame armastada seda. Ja meile väga meeldis. Ja me tahame seda siia ka üle kanda, aga praegu, ma olen mingi 3-4 päeva siin olnud ja on juba raske. Kas alustate petitsiooni, et kaotame bussigraafikud ja kõik tuleb puusalt?
ei. Eestisse vist ei töötaks nagu absoluutselt, sellepärast et eestlased on lihtsalt niivõrd suured nagu tööinimesed, et ma ei tea, unustage see vaba aeg ära, et meil on prioriteet on juba, ma ei tea, aegade algusest saati olnud töö. Ei tööta nii. Sisse kodeeritud, jah. Täiega ja mis on veits kurb. Aga alustame siis sinust, alustame algusest. Sa oled tegelikult õppinud balletikoolis ja TÜVKAs. Kuidas sa üldse muusikani jõudsid? Ma korraldasin sellist üritust oma sõbraga nagu USSR LGBT BFF party, mis oli, ma arvan, et tänapäeval on see põhimõtteliselt nagu vikerpidu, ehk siis siuke mitte veits, aga poliitiline kinda üritus, kus toimuvad erinevad performance'id. Aga meie idee oli veits rohkem see, et me ühendame ööelu ja etenduskunsti. Etenduskunstiga me siis, ma enamasti tegelesin tol ajal ja ööeluga ka. Ja siis proovisime neid ühendada ja mõtlesime, et me siis näitame rahvale, et mida me ootame, et inimesed teevad seal, nagu mis performance'itega nad üles astuvad. Ja siis me tegime selle sama sõbraga, Jaaniga, ühe etteaste, mis oli siuke mingi muusika mängis, me veits laulsime, rääkisime mikrisse, tantsisime, mingi valasime ennast ketšupiga üle, siuke veits klassika. Mingi ja siuke etenduskunst ja ööelu. Ühesõnaga, siis inimesed olid, meie sõbrad olid nagu, jaa, nii lahe, et mis selle laulu nimi oli. Ja siis me olime nagu, me lihtsalt rääkisime mingeid asju. Ühesõnaga, siis me hakkasime kuidagi mõtlema, et äkki teeks veel kord midagi koos ja äkki annakski päriselt annakski mingi laulu päriselt välja ja mis meie bändi nimi on ja mingid siuksed asjad olid. Et tegelikult ma alustasin oma parima sõbraga, aga siis kuidagi teed läksid veits lahku just muusika mõttes. Ta töötas Rahvusooperis balletitantsjana ja ma õppisin Viljandis ja siis kuidagi oli raske neid graafikuid sobitada. Ma tahtsin täiega teha, ma olin nagu, kui me ei tee, siis keegi ei tee. Ta oli nagu, okei, ma tegelikult töötan 6 päeva nädalas ja ma olen mega väsinud ja mingid siuksed asjad. Ja siis tänu mu eks-poissõbrale, Tristanile, ma hakkasin üksi tegema muusikat. Tal tuli see mõte, et ma peaksin proovima ise teha, kui mulle meeldib ja teha enda jaoks ja ise pushida ennast ja panna oma energiat nii-öelda endasse soolona. Ja ühesõnaga see oli pikk tee, aga siin ma olen. Aga mis hetkel see muutus nagu tõsisemaks? Et sa päriselt hakkasid nagu lugusid välja andma, mitte ei teinud nagu ainult enda jaoks nii-öelda põlve otsas? Ma arvan, et alles umbes aasta tagasi, tegelikult 1,5 aastat tagasi ma sain aru, et ma ei viitsi enam esineda niimoodi, et tule tee mingit suvasita 5 minutit ja me maksame sulle 5 eurot. Ma olin nagu, tegelikult mul on rohkem öelda ja ma tahaks, et mul oleks aega öelda ja teha. Ja siis ja kuidagi sealt tuli see mõte, et okei, mul on vaja albumit, sest siis ma saan öelda palju asju. Muidu oli see, et mul on üks laul, ma proovisin kõike sinna toppida, nalja ja tõsidust ja mitte tõsidust ja poliitikat ja mingit meemi ja mida iganes. Ja siis album, ma arvan, oli esimene selline koht, kus ma sain päriselt ennast välja elada esimest korda muusikaliselt. Ja siis sealt edasi ma olen nagu okei, I guess, ma olen muusik, küsimärk. Aga kuidas sa ise identifitseerid ennast? Artist, muusik, laulja, laulukirjutaja? Ma arvan, et artist või jah, mulle meeldib tegelikult etenduskunstnik ka, sest ma tunnen, et artist on rohkem nagu etendamisega seotud. Etenduskunstnik on see, kes võib ka lavastada mu peas ja ka etendada ja teha igalt alalt igast asju. Sa ütlesid, et sul on nagu tohutult palju tegelikult nagu öelda inimestele, et mis see nagu albumi keskne siis sõnum on, mida sa inimestele tahad viia edasi anda läbi oma loomingu?
kurat, ma tunnen kõik mu vastused võivad olla nagu mingi 40 minutit minust rääkimas oma mingit propagandat. No Valge tüdruk tegelikult algas sellest, et ma nägin või noh, oli populaarne selline meem nagu Basic White Girl, mis on siis see, et ma ei tea, inimesed kannatavad kuskil ja siis mina olen siin Eestis valge basic tüdruk oma probleemidega, kes on mingi oh my god, ma ei viitsi ärgata. Nagu noh, mingi tõsiseltvõetavuse küsimus. Ja siis ma tundsin, ma väga samastun selle meemiga, sest no ma käisin balletikoolis, ma käisin muusikakoolis, mängisin klaverit ja ma tunnen, et mingis mõttes väga hästi tean neid reegleid, et milline ma peaksin olema, valge, korralik, tavaline tüdruk, kes mängib veel kõige paremini oleks viiulit laval. Vot, aga siis ma tundsin, et ma ei taha olla selline ja et mu arvamused või noh, mis iganes, ma lihtsalt ei ole selline, võib-olla mingis kohas olen, aga et mul on mingid erinevad arvamused ja tegelikult ma ei tea, ma võin röökida ja ma võin olla kole, ma ei pea olema korralik. Ma võin ropendada ja see ei tähenda, et ma olen loll või kuidagi ma tahtsin nagu mingit variatiivsust lisada sellesse Basic White Girli. Vot ja siis albumis proovisingi teha lihtsalt hästi erinevaid lugusid, mis pähe tulid, põhiliselt vist sotsiaalkriitilisi. Aga kas artistina sinu eesmärk on pigem oma sõnum publikuni viia ja kuidagi neid läbi selle mõjutada või neile lihtsalt anda märku, et mina olen teistmoodi? Oleneb loost, ma arvan. Et vahel ma mõtlen jah, et ma räägin endast ja siis loodan, et keegi samastub või noh, eeldan, et keegi samastub. Et ja õpetada ma ei tahaks või kuidagi juhendada. Jah, ma ei tea, pigem vist nii. No sa oled nagu öelnud, et valge tüdruk on justkui mingis mõttes alter ego, et kui sa nüüd peaksid selle joone kuskile vahel tõmbama, siis mis vahe on Elinal ja valgel tüdrukul tegelikult siis? Mis need põhiasjad on? No ma olen väga palju tegelenud sotsiaalse ärevusega oma elus. Kunagi mind kiusati ja siis see on ka pikk lugu, aga ma tunnen, et Elinana mul on vahel raske võtta ruumi või kuidagi ma olen täiega struggelinud sellega, et millal ma räägin, mida ma ütlen, milline ma olen, milline ma tahan olla, mingid siuksed küsimused. Ma arvan, et valge tüdruku puhul on lihtsalt see, et mulle on antud aeg, see on minu aeg ja ma saan teha seda, mida ma tahan, ma saan öelda seda, mida ma tahan, võin olla selline, nagu ma olen ja ma ei pea küsima või kuidagi paluma seda või võitlema selle eest, et palun kuulake mind. Ma arvan, et see on väga suur erinevus, kuidagi ma tunnen, et siis ma saan päriselt olla selline, nagu ma olen, et vähem mõelda mingitele ühiskondlikele reeglitele ja. Aga kas sulle sobib see, et Elina ja valge tüdruk on nagu eraldi, et sa peadki olema nii-öelda keegi teine, et olla päriselt sina ise või sa pigem tahaksid tegelikult need kaks asja ühendada? Ma ei tea, ma arvan, et see lihtsalt on nii kujunenud, ma ei ole seda välja mõelnud ette, et see on lihtsalt asi, millest ma sain aru pika protsessi tulemusena, et okei, tegelikult mida iganes, ma olen üli awkward, aga laval ma näen välja, nagu ma oleks mingi ma olen nii pohhui. Ja ma arvan, et need ikka nagu mõjutavad teineteist ja võiks rohkem kokku sulanduda ja kindlasti sulanduvadki. Aga ma tea, ma olen suht avatud. Jah. Kas sa nagu, ma liigun natukene edasi, et kas sa nii-öelda jutumärkides siis erialastööd ka viljeled, et saab sind näha ka tantsija või koreograafina kuskil tegutsemas, et praegu tuleb lihtsalt tugevalt esile see valge tüdruku kuvand, aga et vaadates nüüd siis Elina peale, et millega sa igapäevaselt tegeled? Ma praegu tegelengi muusikaga kõige rohkem.
vahepeal oli niimoodi, et rohkem olenes projektist. Näiteks Tartu 2024 raames ma lavastasin 2 tööd, mis ei olnud küll tantsulised või noh, olid tantsuga seotud, aga rohkem siuksed, mis iganes performatiivsed. Ja ise tantsijana ausalt öeldes mul üldse ei meeldi tantsida. Ma saan räige trauma, ma üldse ei taha, ei viitsi. Üldse ei koti, ei tõmba. Aga miks või kus see trauma tuleb, kui sa oled nõus jagama? Ma ei tea, lihtsalt no balletikoolis ma tunnen, ma suht kiiresti sain aru, et ma ei ole prima. Ma nägin, et ma õpin klassis nagu 5. klassi tulles sain aru, et okei, ma olen nagu mingi 10 suurust suurem kui need kõik minu klassikaaslased. Ma olin nagu, okei. Aga no ma ikkagi nagu proovisin ja olid erinevad etapid, aga lihtsalt kuidagi see, et see sobitumine jah, et milline ma pean olema just balleti puhul jättis mingi sügava jälje ja kindlasti mõjutas ka mind valge tüdrukuna, et tekitas seda ideed, et oota, aga kui ma ei ole selline, äkki mul on ikkagi ruumi olla teistsugune. Ja siis Viljandisse minnes ma vist otsisin vabadust sellest samast balletist, sest seal me olime rohkem nagu kaasaegse tantsu alal. Aga siis oli jälle veits see, et aga see ei ole nagu õigesti vaba, et nagu sa pead olema nagu oma tsentrumist vaba on ja siis aga see koht sul ikkagi peab töötama ja üldse sul on jalad nüüd liiga väljapoolsed mingi, et noh, et see on ikkagi liiga ballett, noh, et see ei olnud nagu vaba minu jaoks. Kuidagi ma ei leidnud ennast ikkagi selles, kuigi ma surusin ennast läbi sellest tantsimisest ja nüüd mulle meeldib tantsida lihtsalt selliseid nii-öelda lolle tantse, mis ongi lihtsalt mõeldud selleks, et ma tunneks ennast hästi ja naudiks ennast. Ja kuidagi ma tunnen, et see on nii tervislik ja nii tore, kui ma saan lihtsalt liigutada ennast ja keegi ei ütle mulle, kuidas ma peaksin olema. Aga kas sa oma tulevikus näed, et sa võiksid kuidagi kas siis tantsija või koreograafina kuskil vallas tegutseda? Et kas see on selline hetkeline, et ma ei taha või sa tegelikult tunned, et see ei ole ka nagu sinu teema? Ma tunnen, et ma tegelikult jah, veits olen nagu koreografiseerinud, aga ja võiks, aga jah, see ikkagi tuleks selle protesti pealt. Et see oleks see, et davai, teeme mingi räme koleda tantsu või noh, siuke. Et ma tunnen ikkagi, et see ei ole nagu puhas huvi koreograafia vastu, vaid pigem huvi näidata, et ma võin ka koledalt ennast liigutada ja mis iganes. Mul võib olla teistsugune keha, siuke. Aga mida TÜVKA üldse selline etenduskunsti õppe praegu sulle sinu muusikaartisti nagu karjääris juurde annab? Kas sa andis mingeid tööriistu, kuidas siis väljendada seda kõike, mis sa öelda tahad? Ja Viljandi oli täiega mega tegelikult inimesed põhiliselt, kes seal on, olid väga toetavad ja avasid mulle erinevaid külgi elust ja mõtlemisest. Et kindlasti ma sain sealt mega palju ja alguses ma tegelesingi rohkem etenduskunstiga, aga siis ma sain aru, et no palju asju sain aru, et ma ei taha teha ühte projekti aasta aega ja siis tulla sellega välja ja siis küsida igalt poolt raha ja siis saada 1 kuu palga selle aastase projekti eest ja siis saada veel 1000 kriitika asja, et ma olen loll ja siit ja mitte intelligentne. No hate. Trauma veits ka. Aga ja ma tundsin, et ühesõnaga, et see oli liiga kuidagi raske ja liiga selline rusuv ja nüüd ma mingi mõtlen oma elu, töö välja, et kui tulebki nii harva üks asi, siis see peab olema see. Kuidagi mõtlesin üle räigelt. Jah, nii et ma ikkagi mõtlesin, et siuksed väiksed performance'id sobivad mulle palju rohkem ja nagu, et ma saan edasi minna, ma saan järgmise asja juurde minna kogu aeg nagu selline voolav protsess. No lisaks etenduskunstidele ja muusikale oled sa nüüd möödunud aastal teinud ka 2 suuremat filmirolli. Kuidas need pakkumised üldse sinuni jõudsid?
alguses ma tegelikult näitlesin 2 sarjas, kus ma tutvusin ühe kaasnäitlejaga, kes saatis mulle lingi, mingi arthouse movie otsib endale näitlejaid, kes on 18, aga näevad noored välja. Ma olin nagu... What? ja siis ma olin nagu, arthouse, ma saadan. Ja siis ma saatsin, ehk siis täitsa nagu, mitte keegi ei kutsunud mind täitsa nagu suvalt, põhimõtteliselt leidsin selle castingu ja läbisin kõik asjad, mis sai läbida. Kas sulle meeldis filmiprotsess siis? Nagu võtteprotsess või? Ikka ja, ma armastasin seda nagu selle valge tüdruku kõrval ja nii-öelda iseloomise kõrval olla nagu kellegi loodud maailmas ja päriselt nähagi, et kui lahti ma suudan lasta enda välja mõeldud reeglitest ja see oli täiesti mingi next level kogemus. Kui ma liigun edasi, võtan selle valge tüdruku imidži uuesti ette, siis sul selle imidži all on päris palju selliseid asju, mida inimesed kutsuvad nii-öelda skandaalseks, on ilmselt tulnud kriitikanooli, on ilmselt tulnud pooldamist. No üks selline performance act on ilmselt see, kui oli vist R2 peol, kui viskasid rinnahoida seljast, et sellega tuli ilmselt koorem inimesi, kes viibutasid näpud niimoodi, küll ilus pole, aga samas oli ka tohutu koorem nagu fänne, et kas üks nagu eesmärkidest on ka nagu mingis mõttes inimesi kuidagi šokeerida või tekitadagi seda nii-öelda vanemates inimestes siis võib-olla ka seda mingisugust ärevil olekut või kuidagi, ma ei tea? Ma ei teagi. Ma vist... otseselt mitte, just lähtun pigem endast, et kuidas ise kuidagi minna edasi enda ebamugavusega. Ja jah, kindlasti ma tean, et see ei meeldi mingitele inimestele, aga ma ei tahaks, et see kunagi peataks mind. Et siuke rejection therapy. Ja selle akti idee tuli sellest, et a la 2 muusikut, naismuusikut oli ainult nomineeritud või top 10, jah, oli ainult 2 naismuusikut, mis oli nagu mida pekki. Ja mõlemad olid feedid, ehk siis mina olin Triibupastaga ja oli Maria Kallastu Nubluga. Rohkem ei olnudki või? Ja vist ei olnud, jah. Ma ei ole kindel. No midagi sellist, ühesõnaga, et need oli mingi, maks 3 naist, Ma ei mäleta nüüd, kumb oli ema ja kumb oli R2. Ja siis ma olin nagu vau. Ja kõik teised on mehed ja seal on soolomehed, bändimehed, mis iganes. Ühesõnaga, ja siis see nii häiris mind ja ma mõtlesin, et davai, et siis ma teen seda, mida meie ühiskond arvab, et naised peaksid tegema. Et ma siis müün midagi muud, kui kuulatakse ainult mehi või kui räägitakse ainult meestest ja nüüd nemad saavad tähelepanu. Küsiks sellise spordikommentaatorliku küsimus, et kuidas tunne oli? Ma ei tea, tore. Ma arvan, et kuna ma tulengi etenduskunsti maailmast, siis seal see on väga tavaline ja lihtsalt võib olla see, et tuua see naise keha välja lavale, kus nii ei tehta, et selles on see suur skandaal, aga tegelikult Kanuti gildisaalis mängitakse, ma ei tea, kord 50% etendusest on ala. Kus on ülilahe ühes lavastuses on kostüümiks niit, mis on niimoodi ümber kõhu. Ei saa öelda, et ei ole kostüümi, see on niit. See oli kostüümikunstnik, ma tahaks teada. Pire Sova. Ühesõnaga, jah, siuksed asjad, see on lihtsalt olenebki perspektiivist, on ju ootustest, et mis distsipliiniga sa tegeled, aga ja selles mõttes on ikkagi hea, see toob tõesti palju tähelepanu, ma ei saa midagi öelda. Ja see teeb mu elu paremaks tegelikult, kui mul on tähelepanu. Mul on lihtsam ja ma saan rohkem projekte, nii et reaalselt
Ja iga kuulsus on hea kuulsus või mis see ütlus oli. Aga mis see nagu tagasiside sulle endale on tulnud selliste nii-öelda skandaalsemate aktidega võib-olla, kas see kuidagi nagu pidurdab ka sind või vastupidi ja annab nagu hoogu juurde, et jaa, ma teen midagi veel uhkemat järgmine kord? Ei pidurda. Nagu ikka ma mõtlen, et okei, kas see oli nüüd too much ja bla bla bla, erinevad küsimused tekivad. Aga ma vist pean seda selliseks loomulikuks, mis iganes sotsiaalseks vastutustundeks, et noh, täpselt, milline ma peaksin olema. Ja siis ma olen nagu oota, aga millal ma üldse lähtusin või kas ma nüüd hakkan igas asjas lähtuma sellest, et mida keegi arvab minust? Ei, et kuidagi jah, tahan selle vastu liikuda. Pigem vist sütitab. Aga kuidas sul, kui sellist nagu kriitikat ka nagu tuleb, näiteks, sa enne ütlesid ka, et sa loodad, et sa ei hakka sind kuidagi nagu mõjutama, et sa ikkagi teed nagu asju oma tunde pealt edasi. Aga kuidas sa sellega toime tuled? Kuidas sa seda vastu võtad? Kas sa üldse võtad mingit kui kaugele sa sinust nagu lähed, kas sul, milline kiht sul nagu ees on? Ma ei tea, oleneb. Nüüdseks vist ma olen harjunud, et igasugused lambi inimesed ütlevad mulle asju. Tihtipeale ma ei küsi. Noh, need arvamused, millest ma hoolin, neid ma küsin inimestelt. Aga juba kohe alguses juba mingid vanemad mehed võisid mulle muidugi kohe öelda, et mida sa üldse proovid, sa oled nii lollud. No siukseid asju. Ja siis seda lihtsalt nagu jätkatakse, et nii ei tohi, sa ei peaks nii tegema, ma olen nagu, ma tean. TikTokis ka väga lahe, väga naljakad kommentaarid kirjutatakse igast sure ära ja bla bla bla, aga noh, ma ei tea, kui... See ei ole kriitika enam, see on juba midagi muud. True. No ja, kui sa ei näegi seda laiemat pilti, siis muidugi ma saan aru, et, et sa kirjutadki siukseid asju ja mingis mõttes ma tegelikult olen mõelnud ühele asjale nagu see, et lapsed kuulavad neid laule, et tegelikult ma seda ei tahaks või nagu, sest ma ise läbi tantsuhariduse, tegelikult mul on tantsuõpet või noh, koreograaf tantsuõpetaja, et see on veits nagu minu jaoks tekitab mingit küsimust, et oota, aga lapsed kuulavad seda. Aga samas raadiod ei mängi mu muusikat, nii et see on okei. Et jah, ma ei tahaks mingit propageerida nagu kõigile mingit trashi, et see on pigem ikkagi jah, vastuliikumine olemasolevale põhiliikumisele. Kui tugeva või tundliku sotsiaalse närviga sa ise oled selle igapäevase maailma kohta, mis meie ümber on? See, mis meie ümber näiteks poliitiliselt toimub. Et kas sa võtad sealt ka oma loominguks nagu, tundub, et sa võtad sealt päris palju šnitti, aga et kui nagu tundlik sa selles mõttes oled, et ma ei tea, nüüd täna juhtub midagi, siis ma kurat lähen kohe stuudiosse lugu kirjutama sellest. Ja ma varem olin vist rohkem siuke aktivist ja värki. Alates sellest täismahulisest invasioonist, kuidas ta öelda? Invasioon on, jah. Aha, okei. Alates sellest kuidagi mul veits keeras ära nagu rahulikumaks või kuidagi see oli nii suur pauk mu jaoks, et ma olin nagu okei, ma tegelikult ei tea midagi, ma ei saa midagi teha, et enne seda ma uskusin väga, et ma saan kõike teha ja me saame mõjutada ja muuta palju asju siin maailmas, aga pärast seda ma sain aru, et okei, ma ei ole mitte miski, kuidagi see mõjus mulle väga-väga halvasti. Ja ma ikka jälgin asju, aga ma ei tea, ma arvan, et jah, olengi mingis mõttes liiga tundlik. Ma olen veits kohe langen depressiooni ja nagu praegu ka see, mis praegu toimub, ma proovin kõigest just mitte mõelda sellele maailmapoliitikale ja see on täiesti õudne ja ma ei tea, praegu olen selles kohas, kus mitte, et see ei pane mind kirjutama muusikat, vaid paneb mind mõtlema, issand jumal, millega ma tegelen, mida ma peaksin üldse tegema oma eluga ja kuhu põgeneda ja mida teha, mingid täiesti teised küsimused. Ja näiteks lihtsalt mainin ära näiteks, et huvitav.
et ma täiega, kuna ma olen vene perest, siis ma alati võitlesin selle eest, et tegelikult venelased on head. Ja noh, on ju Eesti venelased ja Vene venelased on erinevad, aga lihtsalt kuidagi mind täiega häiris see, et mingid stereotüübid on ja et see integratsioon läks meil nagu läks. Ja siis ma alati võitlesin ja siis ja alates sellest, mis oligi 2020 või alates sellest veebruarist ma olin nagu okei. Ma tegelikult ei tea Venemaa venelastest mitte midagi ja ma ei saa aru, mida nad mõtlevad. Ja kuidagi ühesõnaga kogu mu maailm veits kollapsis. Kahjuks. See on huvitav. Või nagu selles võttes mitte nagu, aga kas, kui kursis sa oled praegu selle vene koolide eestindamise teemaga? No eriti ei ole. Ma tean kõige selline retsim kogemus, ma ei tea, kas ma tohin sellest rääkida, kindlasti mitte, on mu enda peres, kus minu sugulased, kus ma olen nagu vanem laps ja siis mina käisin Eesti lasteaias Eesti koolis ja siis osa perest oli nagu ei, meie ei taha hübriidi inimest, kellel ei ole rahvuslikku kuuluvust. Ja siis nad andsid oma lapsed vene kooli ja vene lasteaeda. Ja siis pärast oli neil mingi ülikooli probleem, on ju, sest noh, see eesti keele tase ei ole see, mis ei ole muidugi nende viga, aga lihtsalt kuidagi, et ma tunnen, et väga raske on pärast vene kooli kuidagi sulanduda siia eestlaste sekka. Aga jah, see on võib-olla vananenud, ma ei tea, kuidas nüüd on. No kui meil käis Sveta Grigorjeva saate, siis me temaga ka rääkisime, näiteks tantsu mõttes on Eesti ja vene kogukond nagu hästi eraldi ja et mitte see, et nad ei oskaks omavahel suhelda, absoluutselt mitte seda, lihtsalt, et venelased hoiavad alati nagu kuidagi oma ringi ja eestlased nagu ka oma ringi. Kuidas sinul nagu sõprade ja lähiringiga on? Kas nad on pigem nagu segunenud või nad ikkagi on ka kuidagi eraldi? Raske öelda. Kõik oma lapsepõlvesõbrad ma vist olen suht ära kaotanud, või noh, me ei suhtle lähedaselt. Ma pigem, ma arvan, olen aastatega eestistunud niimoodi, et enamus sõpru on eestlased, mis on kindlasti seotud sellega, et ma olen terve elu nagu proovinud ka eestlaste hulka sobituda. Ma ei tea, mu parim sõber, see sama, kellega me bändi tegime, ta on vene perest ja ta on Kohtla-Järvelt ja ta kolis üldse Saksamaale ja alati, kui me hängime, siis me räägime, kui on eestlased ja venelased, siis me räägime inglise keeles, sest see on nagu kõigile veits nagu võrdne keel. Aga jah, tal oli lihtsalt see, et tal on ebamugav rääkida eesti keeles eestlastega, ta kardab, mingi pinge tuleb koolist kaasa, et ma ei oska, ma ei saa hakkama ja nii, et me kuidagi valisime selle inglise keele meie nagu sõpruse keeleks. See vist tegelikult ongi vist kõige suurem see mingi sotsiaalne surve selle juures, et see lihtsalt on nagu hirm eksida nagu keele mõttes, et tegelikult paljud mulle tundub tegelikult oskavad ja saavad aru väga hästi, aga lihtsalt jäline mingi hirm tuleb sisse. Ja, aga jah, tegelikult ega ma eriti ei suhtlegi ja niimoodi, et kes räägib ainult vene keelt enam. Varem mul oli täiega siukseid sõpru. Jah. Kui sa vaatad tagasi ka enda lapsepõlve, siis kas sul meenuvad võib-olla mingisugused õpetused või mingisugused tähelepanekud, kes on sind ka mingis mõttes võib-olla kujundanud selliseks, kes sa täna oled või vastupidi, oled just võtnud mingisuguse vastassuuna ja ennast kuidagi muutnud? Just lapsepõlvest? No, Näiteks, ma ei teagi. Kindlasti kõik need balletiõpetajad, klaveriõpetaja ja perekond on ka siuke korralik, et kuidas peab istuma ja kui sa nõusid ei pese, siis mehele ei saa. Et siuksed asjad. Wow. Et nojah. Klassika. Ehk siis kas sul on pigem selline nagu kaasa võetud pigem selline, et milline ma kunagi olla ei taha? Kas seda on rohkem? Jah, lihtsalt see, et igalt poolt ma tunnen, kurat surutakse nagu nurka või noh, ole selline ja ole tollene ja la ja ole julge, samas ära ole liiga julge ja mingi ära ole äppu ja noh, mingid 100 asja, mida ma pean olema, siis ma olen nagu issand jumal, ma ei taha olla selline, laske mul lihtsalt olla. Jah.
aga kui sa siin täna nii-öelda hommikul vaatad endale peeglisse, siis milline sa tänasel päeval olla tahad? Ma tutvusin Portugalis ühe naisega, kes on mega lahe, ta on ka tegelikult Eestist, ta artisti nimi on Külm ja ta kuidagi väga inspireeris mind, sest ta on natuke vanem minust ja ta oli selline, ta tegeleb ka muusikaga ja ta on selline nagu rahulik ja naudib oma elu, mulle tundus. Ja siis ma täiega mõtlesin, kurat, ma tahaks ka selline olla, et no ma sain nii väga aru, kuidas ma lihtsalt rahmin ringi ja jooksen ringi, aga et ma tahaks lihtsalt olla ja kuulatagi mingi päev otsa mingeid erinevaid sünte ja mõelda, millist sünti valida ja kuidagi ja et praegu vist olen või proovin olla lihtsalt rahulikum, endaga sõbralikum. Jah, väga palju tegelen vaimse tervisega, tahaks olla rohkem enesekindel ja et oleks vähem mingit tõestamisvajadust ja palju asju. Ehk siis sa rohkem ihkad aega, et olla sellises oma mullis natukene ja nokid seda oma asjade kallal. Mitte võib-olla nii palju rõhku panna sinna sotsiaalsusele ja mingile networkimisele. Ja ma vist tegin seda mõnda aega ja siis võib-olla see on selline loogiline jätk, kus ma olen nagu, oota, miks mul on vaja seda, miks ma teen seda, miks ma lihtsalt ei ole, et kas ma kompenseerin, no mingid siuksed vaimsed küsimused. Nagu ma ütlesin siis, kui me läksime Portugali, siis ma olingi nii läbi põlenud, et ma tegelikult suht need kõik 7 kuud taastusingi sellest läbipõlemisest ja nüüd ma olen jah täiega mingi mentalguru kohas. Aga kuidas sa nagu toona siis 7 kuud tagasi see klikk nagu sul käis, et nüüd on nagu perses, nüüd tuleb nagu aeg maha võtta? Paanikahoog. Easy. Tõesti juba easy. Ja see oli nagu... No, tänapäeva kontekstis võib-olla kahjuks kõlab ta jah niimoodi väga nagu läbivalt, aga millest see nagu siis tulenes? No ma tahtsingi seda albumit kirjutada, siis muidugi samal ajal mul oli veel mingid 15 projekti nagu mingi, ma ei mäleta, no mingi midagi kuskil lavastada, natuke midagi teha, kirjutada natuke ja siis no see albumi kirjutamise protsess oli tegelikult tore ja üsna lühike, see nagu pärast viimistlemisprotsess oli pikk. Aga siis vist põhiline, mis tekitas seda läbipõlemist, oli selle albumi väljatoomine. Ma tahtsin kuidagi, et see leviks rohkem kui mu varasem looming. Siis mu sõber oli nõus olema mu manager, ta aitas mind, aga ja me nagu panime sajaga. Veits nagu kilplaste töö, selles on, öeldakse nii, kilplaste. Ja. Et veits nagu okei, teeme siis kõike, mis meil pähe tuleb, mida me saame teha selle albumi jaoks ja siis esiteks oli see kevad, siis eelmine kevad, kus me tõime selle albumi välja, mis oli Rets ja siis juba suve alguses mu sõber ütles mulle, et okei, ma arvan, et sul tuleb nüüd räige pingelangus ja siis jõudis suvi kätte ja siis olid iga nädalavahetus esinemised, sest noh, nüüd album oli nagu väljas ja see oli inimesteni jõudnud ja siis me tegime mingi naljaraha eest need laive üli palju, sellepärast et me tahtsime promoda seda albumit. Ehk siis lihtsalt jooksime ringi, esinesime kogu aeg ja ma tunnen, et ma ei tea, mind kuidagi ei huvita teha ka siukseid lambilaive, et ma lihtsalt laulan oma laulud ära ja lähen minema. Ma ikkagi proovisin iga kord midagi mõelda ja siis kuidagi, et see oleks ka minu jaoks arendav ja uuesti provotseeriv ja mingi siuke ühesõnaga, siis ma lihtsalt läksin edasi. Ja ma olin juba nii valmis sinna Portugali kolima, ma olin lihtsalt 100% valmis ära minema, et mitte kedagi enam mitte näha. Ja siis, kui ma sinna kohale jõudsin, siis see aeg jõudiski kätte, kus ma sain olla oma mõtetega, aga ma arvan, et ma ei olnud nii kaua olnud enda mõtetega, et ma olin nagu täiesti lost. Ma ei teadnud mitte midagi, mis asi ma olen ja kuidagi
ja ei teadnud, mida mõelda või mida ma tunnen isegi, ma ei saanud mitte sittagi aru, ühesõnaga ma olin nii segaduses ja siis juhtus see paanikahoog ja siis ma pidin kuidagi uuesti endaga tutvuma pärast seda. Aga kuidas sellega selles mõttes nagu läks, et praegu sa oled reisid tagasi, kas sa saad öelda, et sa oled värske, puhanud omas kohas või sa jätkad seda teekonda tegelikult veel, et ennast ikkagi lõplikult avastada? Jätkan ja ikka. No see on vist selline, et mulle tundub, et kui sa endaga tegeled ja võtad endale aega, siis avanevad mingid uued asjad, millega võiks tegeleda. Et see laegas on aina sügavam põhimõtteliselt. Need uksed ei lõppe. Ja mis on nagu tore ja huvitav ja ma olen ülitänulik ja üliõnnelik, et mingis mõttes, et see juhtus, et see avas mu silmi väga palju. Ma sain teada näiteks, et on võimalik endaga üldse dialoogi pidada ja oma mõtteid valida. Et ma kuidagi tundsin, et ma lihtsalt mõtlesin ja siis nii oli, nagu ma mõtlesin. Aga pärast seda paanikahoogu ma olin nagu, ma pean endaga suhtlema ja kõik mu mõtted ei ole head või tervislikud. Ja mõned ongi näiteks ärevad mõtted, need on täiesti ebavajalikud, aga kuidas nendega tegeleda, ühesõnaga null teadmist oli selle kohta. No sa mainisid ka, et see kõik nagu algas sellest, et sul tahtid selle albumiga välja tulla ja sul oli samal ajal nagu 5 erinevat projekti veel kõrval. Et kas selline nagu rööprähklemine selles mõttes on kuidagi sul siis nagu teismeeast või lapsepõlvest nagu sisse kuidagi kodeeritud või see on selline väga eestlaslik asi, et kõike peab hästi palju kõike ja korraga nagu tegema. Aga kus sa ise arvad, et kus see sinu puhul nagu tuleb? Ma ei teagi ja võib-olla see hirm olla mitte keegi. Ma arvan, et sellest... Hirm olla tavaline. No jah, et oota, aga mis on siis see minu asi? Et võib-olla seda ma ei osanud kuidagi leida enda seest. Ja jah, lapsepõlvest kindlasti mu ema on ka väga aktiivne, tal ei ole kunagi millekski aega, millega mul nüüdseks on suur konflikt. Ma arvan ikkagi, et kiirustamine tuleb ka täiesti meie valikutest ja meie prioriteetidest ja nii edasi. Aga jah, see on nagu selline elustiil, kõik mu ümber teevad nii ja kõik lähevadki ühest asjast järgmise asja juurde. Kas sa tunned, et võib-olla ka, sa mainisid oma ema, et kas ka näiteks tema kiirustamine on kuidagi nagu sulle siis üle kandunud või on seal veel mingeid perekondlikke, mingeid mustreid, mis on sealt poolt kaasa tulnud hoopis? No jah, kindlasti vaatad, kuidas pere elab ja lähedased inimesed ja sõbrad ja ma arvan tõesti, et see on eestlaste puhul täiega normaliseeritud, et kõik jooksevadki ringi ja nagu... Töötame sõna otsas mõttes, kuni me sureme. Jah. Et nagu, mis paus või nagu, mul on ju palju targemaid asju teha, kui võtta paus. Ja kuidagi, isegi kui ma võtan pausi, ma tunnen, et või kui keegi võtab pausi, et siis, mis ma teen selle pausiga? Nagu, kuidagi... Me ei oska ka puhata. Jah, okei, lihtne öelda. Ma ei tea, ma tunnen et ma ise proovin praegu uurida, mis see on siis see puhkamine, kes ma olen. No värskelt väljamaalla käinuna, kus sa nägid, kuidas need inimesed oskasid puhata igapäevaselt, on ju. Annab motivatsiooni. Mis nagu sa ütleksid, et võib-olla on, kas on kõige suurem erinevus või et mida sa nagu eestlastele nii-öelda soovitaksid, et mida teha teistmoodi, et seda mingit mustrit murda? Mingis mõttes nagu olla rohkem nagu valge tüdruk. Ma ise mõtlen nii, et vähem uskuda seda, mida öeldakse, et mida me peame. Et ongi, kui sa ei pese nõusid, siis sa ei saa meest. Kui sa ei tööta eluaeg, siis sa ei saa kunagi õnnelikult elada. No see on kõik bullshit. Ja täpselt näiteks ongi, ütleme, et kui sa võtad laval tissid paljaks, siis keegi ei võta sind enam tõsiselt. Null siukest asja, see ei ole tõsi. Inimesed on, inimesed, kes mõistavad ja toetavad mis iganes siukest piiride laiendamist, nad on täiega lõpuks ja nagu ühesõnaga, et rohkem kuulata ennast, vähem kuulata, mida peab tegema. Selle loometöö juures on muidugi see ka, et sa ütlesid, et see albumi tegemine oligi see, mis nagu tekitas neid probleeme siin. Aga kui sinu töö ongi nagu loomega nii palju söödud, kas tegelikult on üldse realistlikult võimalik tõmmata mingisugune joon vahel, et siin on nüüd eraelu
ja siin on töö või ta on nagu läbisegi ikkagi põimunud ja ongi raske lüüa mingit jutti vahele siia? Ma ei tea, ma vist ei ole nagu eriti huvitatud sellest, et luua seda vahet. Et see ei ole mu nagu, miks ma pean seda tegema. Või nagu, jah, need on seotud, jah, on Elina mingid plussid ja miinused, on Valge tüdruku plussid ja miinused ja ma ei tea, ma ei oska vastata. Aga sellise just nagu ma mõtlen, et loometöö ei ole ju see 8-5 töö, et sul ei ole võimalik panna see läpaka gaas kinni ja nüüd tšaubaka ma ei tegele, et nüüd ma olen nagu kodus ja nüüd on see kodune elu. Aga kuidas sa nagu, mis hetkel see töö sinu jaoks lõpeb, kuidas sa puhkad praegu? Ma tegelikult olen õppinud nagu näiteks samm number 1, notificationid välja. Enne mul olid alati sees, ma olin alati kättesaadaval. Mingi hetk ma sain aru, ei, siis kui mul on aega, siis ma lähen telefoni või mis iganes arvutisse ja siis ma tegelen sellega, mida inimesed on mulle kirjutanud. Ehk siis, see on iga vabakutselise inimese elu mis iganes manageerimine, et see ongi see, et kui mul ei ole 8-5 töö, siis kuidas mulle sobib töötada. Ja ma ikkagi täiega võtan ratsionaalselt mingeid pause. Okei, vahel mul tuleb öösel mõte, siis ma panen kirja, aga see ei ole jah see, et oh my god, mul on nüüd vaja minna sinna ja siis kirjutada see ja siis ma olen nagu okei, ma võtan aega, ma panen selle kirja, kui mul on järgmine hetk, siis ma lähen ja tegelen sellega, et ma usun, et et peab töötama jätkusuutlikult ja teadlikult tekitama endale mingeid pause. Ma ei tea, jah. Nii et ma vist ise lihtsalt otsustangi, et okei, nüüd on too much. Nüüd ma juba vastasin täna 2 meilile ja see on kõik. Aga mis on üldse mingid sinu lemmiktegevused, kuidas sa iseennast laed? Et kui sa annad kontsert, siis paratamatult sa laed väga palju inimesi, kes on seal saalis, aga kuidas sa iseennast nii-öelda selles mõttes laetuna hoiad? Mulle meeldib elada hästi, selles mõttes, et mulle meeldib süüa maitsvat toitu. Vist balletikoolist või ma ei tea, kodust tuleb kaasa mingi pinge sellega, kui ma ei söö tervislikku toitu veits. No ma ikka söön igast asju, aga mulle meeldib, kui see on nagu hea tervislik toit, ma olen nagu jaa. Ja mulle meeldib teha asju, ma ei tea, mis tekitavad head tunnet mulle, nagu mingi trenni tegemine ja sõbrad, sellised basic white girl asjad. Mis trenni sulle teha meeldib? Mu lemmiktrenn on tegelikult asjade tõstmine ja raua rebimine igatepidi. Raua rebimine? Nagu hantlite loopimine. Aga mul on peas pilt sina MyFitnessis viskamas hantleid. Ja mulle tegelikult meeldib see, aga tegelikult mida ma peaksin tegema on kardio. On mis iganes minu enda välja mõeldud reeglite järgi. Nii et nüüd ma liigun selle poole. Tahaks täiega joosta, aga mul põlved valutavad, sest ma ei ole kunagi elus jooksnud. See on mingi tantsjate teema, et nad kõik vihkavad jooksmist. Ja ma täiega proovisin ja mulle tegelikult meeldis, aga lihtsalt nagu põlved, ma guugeldasin ka, et milles probleem on ja siis esimene asi oli, et nagu kui sa pole kunagi elus jooksnud, siis sa pead teadma, kas sinu kaal on vastavuses sinu põlve liigeste tugevusega või lihaste tugevusega. Siis ma olin nagu, okei, kindlasti mul ei ole, sest ma ei ole kunagi jooksnud, siis ma olin nagu, okei, ma ei jookse enam. Ja seal võib palju ka olla see, et balletis sul on hüpermobiilsus, ehk siis sul on liigesed juba natukene, vaata, ja kui sa jooksed, siis see põrutab ja siis sealt võib mingi valu tekkida. Ja ma ei tea, ma pean tegema 2 minutit jooksen, 3 minutit kõnnin ja ma ei viitsi teha seda, siis ma mingi see on see alguse värk, jah? Ja see on ülirõve. Aga ja siuksed asjad, sõpradega olemine kindlasti täiega laeb ja kuidagi eriti hea on, kui on keegi, kes on selline lähedane sõber, kellega saabki kõike teha ja kõike rääkida, siis see laeb väga palju ja muidugi poissõbraga olemine, ta on minu jaoks täpselt see inimene, kellega võib kõigest rääkida ja olla ükskõik milline ja ei pea olema mingisugune. No kui te nüüd seal väljamaal koos aega veetsite, kas siis tüütas ära selles mõttes ka, et tahtsid juba mingit muud sõpra ka vahelduseks enda ellu? Ma tundsingi vist, et ma olin nii väsinud inimestest pärast seda
suve, et ma olin nagu ma ei pea kellegagi suhtlema. Aga siis ikkagi tal oli veits, et okei, me peaks äkki ikkagi tutvuma inimestega. Siis ma olin nagu okei. Ja siis me tutvusime väga väheste tegelikult välismaalastega niimoodi lähedasemalt, aga me suhtlesime ülipalju Portugali eestlastega, mis oli mega naljakas, me käisime kogemata Eesti saatkonna jõulupeol täiesti juhuslikult. Me kõndisime tänaval, rääkisime eesti keelt, meid kuulis mingi tänavakunstnik, kes oli nagu, te räägite eesti keelt, siis me vahetasime kontakte, ta kutsus meid saatkonna jõulupeole, me olime nagu, ei, see on ju mingi vanade inimeste pidu. Ja siis me läksime sinna ikkagi kohale ja siis seal oli tegelikult ülipalju lahedaid noori ja me hakkasime suht kõigiga, kellega me seal tutvusime suhtlema. Nii et meil oli täiega oma Eesti gäng seal ja ikkagi jah. Läksid välismaale ja lõpuks ikkagi suhtlesid eestlastega. Ei saanud ikka pääsu. Aga kas läheks tagasi? Jaa, me tegelikult nüüd vist lähme Hollandisse elama. Et ei ole seda Eesti pausi siin väga pikalt, et korraks ja siis kohe... Jah, ma tegelikult tahaksin edasi elada millalgi, aga ma ei tea. Ma tunnen, et võib-olla veel mitte, tahaks veel avastada. Et nüüd me avastasime Portugali, mis on nagu ka enda kõige vähem Euroopa, mis saab olla Euroopa, mingis mõttes. Et see oli nagu mitte kapitalistlik nii palju kui võimalik ja nii mitte nagu korrapärane. Aga ja nüüd ma tahaks seda Hollandit ka avastada, et seal tundub nagu vastupidi siuke heaolu ühiskond, metroo vaikne, kõik on vaikne. Käib kella pealt. Ja, et nagu veits võib-olla on see ka huvitav, kuidas ma seal hakkama saan oma chillimisvaimuga. Aga meie saade hakkabki vaikselt lõppema ja meil on alati lõpuküsimus on selline töövestluse küsimus. See on selline tulevikku vaatav küsimus. Kuhu sa oma ideaalses maailmas järgmise 5 aasta jooksul oled jõudnud? Mis sa oled sellega ära teinud või mis sa ära teha tahaksid? Ma arvan, et see eesmärk vist ei ole eriti muutunud. Ma paar aastat tagasi mõtlesin välja, et mind tegelikult nagu raha eriti ei koti, ma ei taha tegutseda selle nimel ja mis iganes kuulsus ka mitte, sest ma tunnen, et kuidas öelda? No see on lamp. Konnatiigi kuninganna. Ei ma ei tea. Ei oska nagu midagi võib-olla teha selle kuulsusega. Või mida iganes, ühesõnaga, ma mõtlesin välja, et mida ma tegelikult tahan, on see, et ma saaks teha seda, mida ma armastan. Ja sellepärast ma olengi teinud suht palju koostöid, nagu näiteks juba, ma ei tea, kas siis selleks saate väljatulekuks on juba äkki väljas uus laul Meisterjaaniga ja siis kohe juuli alguses otsa tuleb veel üks koostöö. Ühesõnaga, et ma tahan lihtsalt teha seda, mida ma armastan, ma tahan töötada erinevate inimestega, ma tahaks areneda ja kui raha ja kuulsus ja mis iganes välismaal elamine annab sellele kuidagi kaasa, siis ma olen väga õnnelik, aga ja 5 aasta pärast ma tahaks jätkata samas vaimus. Aga kui sa peaksid nimetama mõne artisti, kellega sa ei ole veel tänaseks päevaks koostööd teinud, aga jubedalt tahaksid, kes see oleks? Või kes need oleks? Ma ei tea, ma ei ole kunagi mõelnud sellele tegelikult. Las ma mõtlen. Väga raske kedagi välja tuua. Ma olen suur Eesti muusikafanat tegelikult. Okei, ma ei tea väga võib-olla spetsiifiliselt asju, kui keegi küsib, aga ma tean siukseid huvitavaid asju või mulle meeldib vaadata, mis toimub, mis iganes sotsiaalmeedias või Spotify's või SoundCloudis. No mulle meeldib Aalika. Minu meelest oleks naljakas, kui me laulaks koos ja siis ta laulab üli hästi. Ja siis ma teeks sinna peale midagi. Mulle meeldivad noored räpparid, kes ajavad täiesti, ma ei tea, mis iba suust välja. Ma tahaks nendega teha. Too mõni näide. Siis sa ütled välja sellesse nagu manifesteerimine. Ma ei tea, aga ma ei tunne, et ma vist praegu otseselt tahaks nagu, lähme ja teeme.
mulle nagu väga meeldib, kui see kuidagi orgaaniliselt juhtub, nagu ka need koostööd, mis mul on praegu juhtunud. Emily J mulle meeldib. No Koit Toome oleks mega ju. Ma ei tea, nii raske öelda nagu... Koit Toomeiks valge tüdruk, see juba kõlab hästi tegelikult. Jaa, valge tööd või midagi sellist. Äkki sa võid remixi tegema alguses, vaata, siis nagu satud tema orbiidile kuidagi. Ja ma ei tea, raske jah, nagu ma tunnen, et igast žanrist keegi võiks olla ja ma täiega hea meelega teeks. Põhiline, et see olekski meeldiv koostöö, et me saaks koos avastada, et mis meie vahel on. Maris Pihlap, kusjuures temaga ma nüüd alustasin vestlust. Et võiks teha koos ühte laulu, mida ma alguses mõtlesin, ma pean üksi tegema, sest keegi ei ootaks kunagi, et ma teeks üksi seda laulu. Või sellist laulu, et kui ma kellegagi teen ala Maris Pihlaps, kõik on nagu, raudselt Maris kirjutas selle, sest see on nagu rohkem temalik. Aga siis ma olin nagu okei, suva, mis kes arvab. Et võib-olla sellest tuleks midagi huvitavat. Ja kuna see on temalik, siis kindlasti ta oskab väga hästi sellega ka töötada. Ühesõnaga, ma ei tea, väga laiali valguv vastus. Väga hea vastus. Aitäh sulle meile külla tulemast. Aitäh teile kutsumast. Ja loodame, et õnn soosib ja saadab sind sinu eluteel Eestis ja välismaal. Ja sama, ma loodan, et te puhkate ka palju. Ja ma loodan ka, et ma puhkame. Me loodame ka, et me puhkame, aitäh! Podcast Rööprähklejad.